Kui ta tahab seda kanda, võib ta seda kanda abaja all, paneb abaja peale, keegi ei näe vahet peale selle küüru selja taga, aga midagi muud mitte. Šotimaa on salliv, rahumeelne ja kaasav riik. Seepärast ongi praegusel ajal, kui näeme ühiskonnas lõhenemise kasvu, nii oluline toetada oma kogukondi kõigi erinevate usundite ja veendumuste lõikes. Kõik tahavad islami usku, kuni nad mõistavad, et tegelikult ei taha. Sest see kahetsusväärne nähtus, kus lääne naised islamiseerumist ülistavad, ajab mind vihaseks. Eriti kui mõistad, et see ongi tõde, mida tähendab olla islamisti naine. See on imeline ja just seda kõik tahavadki. Ja ometi arvavad nad ikka veel, et pääsevad selle propagandaga läbi, mida me kohe vaatama hakkame. Ma leian, et on nii kahetsusväärne, et nad suruvad meile neid ideoloogiaid peale, kuni nad lõpuks mõistavad, mida see nende jaoks tegelikult tähendab, nagu see rumal naine. Ta väidab siin, mul on rassismist kõrini, moslemi mehed ei ole vägivaldsed. Ma tunnen end selle moslemi härrasmehe kõrval turvalisemalt kui ühegi rassistist sakslase kõrval. Uskumatu. Arvestades seda, mida ta kannab ja me teame täpselt, mida ta sellest arvab, on see päris piinlik, kas sa ei arva? Muidugi usub ta seda ainult sellepärast, et tal pole seljakotti, mis, kas sa teadsid, ei sobi islamistlikele naistele. Ma ei lubaks oma naisel seda teha. Sest kui ta selle selga paneb, kujundab see tema õlad, selja, võib-olla isegi talje ning võib abaiat pinguldada nii, et ka tema rind oleks nähtav. Mul on sulle küsimus. Kui sa küsiksid sellelt mehelt, Sheikh Asim al-Hakimilt, mida ta arvab sellest naisest, kes kannab seljakotti, siis mida sa arvad, mis tema vastus oleks? Nii et siin ta surub seda rumalust peale. Mul on rassismist kõrini. Moslemi mehed ei ole vägivaldsed. Ei, nad ei ole vägivaldsed, kui sa elad pettekütelmas, aga nad ei luba sul seda kanda ega ka seljakotti või midagi muud. Nad hakkavad peale suruma selliseid rumalaid ja hullumeelseid asju. Seljakott. Kui ta tahab seda kanda, võib ta seda kanda abaja all, panna abaja peale. Keegi ei näe vahet, välja arvatud see kühm selja peal, aga midagi muud mitte. Ärge muretsege, poisid. Me ei taha, et meie naised oleksid seksikad ja ilusad või rinnad väljas. Me tahame lihtsalt, et nad näeksid välja nagu kaamelid. Või täpsemalt öeldes kaamelid, kes on mähitud prügikottidesse. Nüüd, kui rääkida prügikottidest, siis see on veel üks nähtus, mida te näete. Need naised lähevad tänavale, et paluda inimestele end prügikottidesse katta. Ma arvan, et rätikud on ilusad. Ma arvan, et pikad kleidid on ilusad, aga need on ilusad ainult siis, kui inimesed tõesti ise neid kanda tahavad. Vaatame. Siin ta siis palub tüdrukul esimest korda hidžaabi proovida. Tüdruk naeratab. See on nii põnev, see on nii emotsionaalne. Ilmselgelt pane seda tähele. Vaata. Kas sa näed seda? Tema kõht on verine, sest see on väga sobimatu. Ja mida me siin püüame teha, on lihtsalt sulle meelde tuletada, milline sa tegelikult peaksid olema. Ja siin jälle naeratab, õnnelik. Aga tema kõht on verine. Kõht verine, aga õnnelik. Õnnelik. Nad kõik tahavad seda, kuni nad mõistavad, mida see tegelikult tähendab. See on ilus riietus, kui sa lähed mingile huvitavale üritusele. See ei ole see, mida sa tahad iga päev kanda. Me kõik teame, et see on tõsi. Olgu. Ja nüüd teeb ta propagandat sellest tüdrukust Prada poe ees, kus ma olen kindel, et nad ei riieta oma naisi niimoodi. Ja ütleb, vau, see on nii imeline. Ärge muretsege, te võite kanda mida iganes tahate. Nii nägi ta enne välja. Veri, kõht, vastik. Ja nii näed ta välja pärast. Ma ei tea, kas te kõik märkasite seda, aga kas te näete seda väikest risti tema kaelas? Huvitav, kas see on põhjus, miks see naine ta valis? Enne ja pärast vaadake seda õnnelikku, naeratavat, ilusat tüdrukut. Pallid, see on nii armas, kõik tahavad neid asju kanda ja siis on sul see. See mees arvab, et ainult hidžaab ei ole piisavalt tagasihoidlik, nii et ta kannab nikaabi taskus ja annab selle naistele, et nad kataksid oma näod. No ja. Ilmselgelt see naeratav tüdruk ei ole see, mida vaja. Me tahame midagi enamat. Ma ei saa muusika kuulata, see ajab mind närvi.
nii et siin ta on, ta näeb seda naist, see on ilmselgelt propagandavideo, ta on riides ja kannab kontsi, et näha ilus välja ja tunda end hästi. Ja siis ta ütleb, vabandust. Sellest ei piisanud. Nüüd oled sa ilus. Nüüd sobid sa ideaalselt. Nüüd oled sa selline, nagu üks tõeline naine peaks olema. Ja minu jaoks on see, et nad suruvad peale mõtet, et islami all elamine on naistele ilus ja imeline asi, kuritegu. See on kuritegu. Ja kohe räägime sellest, kui halb see tegelikult on. Aga kõigepealt vaatame seda, sest see tõesti ärritab mind. Sellised nähtused, kus poliitikud ja naised ütlevad, vaadake, me armastame seda asja. Ma himeen sallidesse, mida nad ilmselgelt ei oska õigesti kanda, lihtsalt selleks, et tõestada, kui ilus see asi on. Minu arvates on see tegelikult solvav kõigi naiste suhtes. Šotimaa on salliv, rahumeelne ja kaasav riik. Seetõttu on praegusel ajal, kui näeme ühiskonnas lõhenemise kasvu, väga oluline toetada meie kogukondi kõigi erinevate usundite ja veendumuste lõikes, et tagada rahumeelse ühiskonna jätkumine. Šotimaa valitsus seisab solidaarselt meie usukogukondade kõrval. See, et ta ei saa käia oma tavapärase soenguga ega riietuda nii nagu tavaliselt, on midagi, millest ta on valmis täielikult mööda vaatama, sest ta on end väga halvasti mingisuguse pearätikuga katnud. Ausalt öeldes näeb see välja nii, nagu mu abikaasa teeks mulle nalja, kui ta katab oma näo salliga. See ei näe välja nagu keegi, kes oleks seda kandnud. Aga ta ei hakka rääkima sellest, et ta tegelikult ei saa sellele tseremooniale minna ega meestega paneelis rääkida, kui ta pole kaetud. Ei, ta ei hakka neist vabadustest rääkima. Ta räägib ainult kaasatusest. Praegu kogeme diskrimineerimise ja sallimatuse kasvu. Seetõttu on äärmiselt oluline, et sellised visiidid toimuksid, kus ministrid näitavad meie toetust, eriti meie usukogukondadele, näidates üles solidaarsust ja rahumeelsust. Igav, aga pane tähele, kuidas tema ei pea peakatet kandma. Ei pane tähele tema ega pane tähele tema. Eriti meie usukogukondadele, näidates üles solidaarsust ja rahumeelsust. Igav. Valitsused suruvad peale nii naeruväärseid ideoloogiaid. Kuuleme, mis tegelikult toimub. Naiste jaoks on islam hullem kui eluaegne vanglakaristus. Me näeme seda konkreetselt Afganistanis, Iraanis, igas islami ühiskonnas, kus naine võib kaotada oma vabaduse, turvalisuse ja isegi elu. Afganistanis on Taliban kirjutanud seadusesse, et mees võib oma naist peksta seni, kuni ta ei murra tema luid. See on neist kena. See meenutabki täpselt sellist sallivust, eks. Vaata, kui sallivad me oleme. Ära muretse. Nad peksavad sind ainult seni, kuni sul luid ei murta. Sa tead küll. See on jõhker reaalsus miljonitele naistele, kes elavad islamiks nimetatava surmakultuse all. Ma tahaksin väga näha vasakpoolseid liberaalseid feministe protestimas selle tõelise naiste rõhumise vastu. Aga kahjuks seda ei juhtu, sest tõde on see, et ei saa esineda naiste õiguste kaitsjatena, kui samal ajal toetate poliitikaid, mis toovad sellised ideoloogiad Euroopasse. Näete, just sellist poliitikut ongi vaja. See on parlamendi liige Sebastian. Ma ei oska teie perekonnanime hääldada, tõesti, ma vabandan väga. Aga just selliseid parlamendi liikmeid on vaja, mitte seda jama, mis teeskleb, et kõik on korras. Ma ütlesin teile, et uurime, mis tegelikult naistega juhtub. Vaatame. Te näete, kes on usust lahkunud. Ja see tundub olevat äärmiselt lääne pärastunud. Kas selle tulemusena oled sa leidnud, et sind on ahistatud? Olgem ausad, sul on kõik need naised, kes väidavad, et see on hea asi, vaata kui ilus see on, vaata kui imeline see on. Ja siis on need tõelised vaprad naised, kes on sellest lahkunud ja mõistavad, et nad võivad avalikult rääkida. Ja just seda see naine teebki. See, et ta ütleb välja, et ta tõesti hoolib naistest, on vapper, kangelaslik, imeline ja ilus. Teda lihtsalt ei huvita voorussignaalide andmine, et näida, nagu ta hooliks naistest samal ajal, kui ta ikkagi lubab neil peksa saada. Kas sinuga on sobimatult käitutud? Sii on mulle. Minu jaoks oli see pigem islami vastu sõnavõtmine, aga see tuli kogukonnast endast. Käitumine seisneb selles, et tehakse kõik endast olenev, et sind vaigistada või mitte rääkida kogukonna või religiooni probleemidest. Nii et alguses sain ma palju samasugust kohtlemist, vabandust, et ma seda ütlen, nagu nad kohtleksid mittemoslemi naist, täpselt nii, nagu sa ütlesid. Nii et igasugused seksuaalselt perverdid ähvardused muutusid tavalisemaks, sest ma ei kuulu enam nende hulta, seega ei pea mind enam austama ega kaitsma.
või nagu moslemi feministid, mis on täielik vasturääkivus, aga neile meeldib öelda, et islam kohtleb neid nagu kuningannasid, mis on täiesti naeruväärne. Aga see, et olen nüüd selle privileegi kaotanud, ütleme siis, et lahkudes islamist või sellest ringist välja astudes, jah, ma tunnen tõesti, et see on hämmastav. Eks, mida ta ütleb, on see, et vaata, kui sa oled meie hulgas, siis me võime sind kaitsta. Me kaitseme sind nii, et peksame sind, kuni su luud pole katki, aga me võiksime sind potentsiaalselt kaitsta. Aga kui sa oled sellest ringist väljas, siis ei, siis kohtleme sind nii, nagu sind tuleks kohelda. Nagu uskmatud, nagu me kohtleksime mitte islamiste. Ehk siis neid rumalaid valgeid naisi, nagu see naine siin, kuidas me teda tegelikult kohtleksime, kui meil oleks lubatud ja kui me ei peaks teda lihtsalt kasuliku idioodina ära kasutama? Idioot, omamoodi seksuaalselt hälbega ähvardused. Mis sai? Paneme selle lihtsalt 2 korda kiiremini, sest ma ei suuda asju vaadata. See on tavalisem, sest ma ei kuula enam nende hulka, nii et mind ei pea austama ega kaitsma või nagu moslemi feministid, mis on täielik oksüümoron, aga neile meeldib öelda, et islam kohtleb neid nagu kuningannasid, mis on täiesti naeruväärne. Aga see, et ma olen nüüd selle privileegi kaotanud, ütleme siis nii, et lahkudes islamist või sellest ringist välja astudes, jah, ma tunnen end väga nagu mängus, nagu ülejäänud, nagu mitte moslemi naised tunneksid, välja arvatud juhul, kui ma pöörduksin tagasi islami juurde. Nii et kuna see on alati olemas, olen ma saanud väga süngeid kommentaare, näiteks ma vägistan su ja toon su islami juurde tagasi. Vabandust, kas ma tohin seda V-sõna kasutada? Okei, jah, nii et selles mõttes nagu me vägistame su või ma abiellun sinuga ja sa oled mu 4. naine, nii ma toon su tagasi. Nii et sellega kaasneb alati tingimus, et me kasutame sinu vastu vägivalda ja toome sind selle tulemusena tagasi meie sekka, nagu et sa ei lähe kontrolli alt välja. Aga jah, just sellist mõtteviisi nad levitavad mitte moslemi naiste suhtes. Jah. See on ilus, see on imeline. Ei, ära muretse, me vägistame sind ja siis võib-olla sa mäletad, peaksid meie juurde tagasi tulema, sest just nii me teeme, see on nii imeline. Kui sulle meeldib, et sind vägistatakse, siis tule meiega. Kui sulle ei meeldi, et sind vägistatakse, siis tule ikka meiega, sest me hoolitseme selle eest, et sa õpiksid seda nautima. See on jälk, see on vastik. Ja ausalt öeldes on see piinlik kõigile tüdrukutele, kõigile parlamendiliikmetele, kõigile naistele, kes arvavad, et nad võivad seda ideoloogiat teistele naistele peale suruda, ilma et nad tegelikult paljastaksid seda, mida me selle video alguses vaatasime. Et kõik, mida nad teevad, kõik, mis neid huvitab, on sinu kontrollimine, allutamine ja löömine. Ja fakt, et on siiani inimesi, kes seda päriselt edasi suruvad, on naeruväärne, täiesti hullumeelne. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.